Tere, Johannes! Tervist! Väga edukas hooaeg oli. No kas oled nüüd maha rahunenud? Oli küll väga edukas hooaeg ja sain puhata ja nüüd olen kodus tagasi. No mõned päevad tagasi helistasin sulle, et seoses kohtumisega siin kokku leppida miskit. No sa olid täpselt nagu kahe mäe vahel, et kus sa tegelikult olid, et meie kõne katkes? Mul levi ei olnud, sest ma ronisin just Olümpose mäge Kreekas. Olümpose mägedele. No väga vahva. Täna oleme kohtumispaigaks valinud siin Kadrioru staadionil. Ma saan aru, et see on meelispaik siin Eestis olles, kus sa treenid. Ja, et Kadrioru staadionil ma olen kõige rohkem treeninud ja siin ma olen ennast võistlusteks vormi ka jäänud. No Pariisi suvemängudelt tulid tagasi 6. kohaga, et kas miskit jäi kripeldama ka? No see teivashüppe oli mul ainuke ala, mis nagu täiesti alla lootuste läks, sest see on jäänud kripeldama, aga ma olen sellest juba enam-vähem natuke üle saanud. Aga enne seda, et kui intensiivne see ettevalmistusperiood oli? Üldse selleks hooajaks? Täpselt enne võistlusi ei ole väga intensiivne, et peab enne võistlusi just värske olema, aga ettevalmistus hakkas juba eelmise aasta oktoobris ja nüüd, kui septembri keskel hooaeg läbi sai, siis sellega sai põhimõtteliselt esimese korraliku puhkuse. Kuidas sujus olümpiaks ettevalmistamine? Olümpia ettevalmistus läks üldpildis läks okeilt. Mul paar nädalat enne olümpiat oli selline seljavigastus, mille pärast pidime nädal aega natuke improviseerima igasuguste harjutuste ja täpselt neid trenne, mida ma soovisin teha, ei saanud teha, aga üldpildis oli ettevalmistus hea. Kus sa peamiselt treenisid enne olümpiat, et kas siia hulka kuulus ka see ilus Kadrioru staadion? No Kadrioru staadionil ma olen kogu aeg treeninud, see ongi mu peamine treeningkoht. Kui ma kuskil mujal olen, siis ma saan teistes kohtades ka oma treenid loomulikult tehtud ja näiteks kui ma laagrites käin, siis ma teen seal. See aasta käisin Itaalias ja Lõuna-Afrikas aasta alguses. Ja sügisete valmistus, siis kui nii palju staadionit vaja ei ole, siis ma lähen Pirita metsa. Aga kas enne olümpiat need koormused, treeningkoormused on suuremad kui ütleme mingi tavavõistluse puhul? Ei ütleks, et võib-olla võistluse tähtsus on suurem, aga ettevalmistust ei muuda, sest mis varem on töötanud, seda ei pea ju muutma. Võib-olla mõnele alale keskendusid rohkem või kulutasid rohkem aega? Jaa, aga see on iga aasta erinev, et kui tunned ongi, et mõnel alal on abi vaja, siis sellega tegeled rohkem. Et tuleb võtta punkti sealt, kus punkti saab. No nüüd, kus me tagantjärgi analüüsime, et tagantjärgi tarkusena, kas oleks võinuks ütleme vähem treenida või millegagi nagu rohkem või? Oleks kindlasti saanud asju erinevalt teha, aga seekord läks nii, et kui ma midagi peaks muutma, siis just tegelekski selle teivashüppe osaga, et olümpial oleks sellega niimoodi alt läinud. Aga muidu minu arust oli väga muljetaval võistlus minu poolt. Tulid sa ju Euroopa meistriks 8764 punktiga, jah? Jah, et... Kui palju sa ise neid numbreid meelde jätad? Numbrid pakuvad mulle huvi. Ma õppisin mehaanika inseneriks, et numbritega ma saan hästi läbi, aga ma ütleks kõiki oma rekordeid peaaegu tean, et võib-olla mõned sajandikud või sentimeetrid kuskilt on meelest, aga nagu ma tean, mis mu rekordid on küll. No Prantsusmaal Talansis, seal läks kõik, oli pihtas põhjas, teevashüppe 5.37, jäid rahule? Jaa, 5.37 ma ise, nagu ma teadsin, et ma suudan hüpata nii kõrgele, lihtsalt mul see ületuse hetke võib-olla ei ole nii hea, et just tollel päeval läks nii ja oli siuke mõnus taganttuul ja rahva selles niimoodi järgselt kaasa, et kuidagi lihtne oli hüpata too päev. Jääb selline mulje, just kui sa oleks nagu teivashüppega siis eelnevalt rohkem tegelenud, et niivõrd hästi läks? Pühendusid sellele rohkem? Ei ütleks, et ma oluliselt rohkem tegeleks, kui just enne seda võistlust oleks tegelenud. Lihtsalt
käisin Lätis jälle oma teivashüppe treeneri juures, tegime 2 head trenni, samm klappis, enesekindlus oli olemas ja siis võistlustel oli korralik taganttuul stabiilselt ka, nii et nagu teivashüppeks oli väga-väga head konditsioonid ja just see päev läks hästi. No olümpial jäi selleks tulemuseks 4.60, et no mis on selle nagu järeldus või et peale olümpiat, et miks nii? No ma arvan, et minu puhul oli see, et seal oli kerge vastutuul ja siis see rikkus mu rütmi ja hoojooksu niimoodi ära, et seda hüppes ei olnud seda kindlust ja siis selle taha vist jäi see, aga noh, siis peabki trennis rohkem vastutuulega hüppama, et sellega ära harjunud, et seekord läks nii. Võtame kergelt selle Pariisi olümpia 2 päeva kokku, et 100 meetrit natuke sihuke kange jooks oli, et mul oli kogu aeg Leon Jõgepaar oli vasakul ees ja siis sellepärast oli nagu kangem jooks. Aga aeg oli iseenesest hea ja rekordi lähedal, et 4 sajandikku ei puudu, et sellega ma olin rahul ja siis ma sain aru, et nagu vorm on nagu võistlusteks olemas. Teisele alale edasi, et kindlus oli olemas. Kaugus mul seekord välja ei tulnud, ma ütleks. Et hüpped olid nagu minu kohta okeid, lihtsalt see pakk jäi natuke kaugeks või siis hoojooks oli natukene võõras selle Mondoga, selle pinnakattega ja lihtsalt nagu pakule ma sain pihta, aga lihtsalt seda tunnetust, kiiruse tunnetust ei olnud seal paku juures ja siis selle kiiruse taha ma arvan jäidki need mõned sentimeetrid. Kuulis ma hästi ei teinud, halvasti ei teinud, tegin oma ära, sellest saime ruttu läbi ja kõrguses ma tegin eluvõistluse. No peale Euroopa meistrivõistlused ma ütlesin ka, et ma tean, mis muutused või mul on paar ideed, mis muutust võiks tuua kõrgushüppesse ja siis sellega ma sain treeningutel hoogu lisada ja suurema hooga kõrgust hüpata võimalikult lihtsa rütmiga oli seekord niivõrd kerge, et ma suutsin 4 sentimeetriga rekordi teha ja see ma ütleks, et see oli olümpiamängude 10 võistluse nagu minu jaoks oli tipphetk, see just 2.08. 400 meetri jooksus ma läksin natukene liiga kergelt välja. Jooks oli iseenesest hea, lõpuni hoidsin kiirust hästi ja tõusin päris mitu kohta oma jooksus viimasel sirgel just. Et vastupidavust oli, lihtsalt natukene aeglaselt alustasin. Ja sellega sai esimene päev läbi ja minu arust ma olin päris heas seisus peale esimest päeva. Aga kuidas see taastumine on siis järgmiseks päevaks? Sa pead ju suht kohe olema jälle vormis. Seal alade vahel on aega pikutada lihtsalt ja siis meil on kompressioonsaapad, millega aitab parandada verevarustust ja üldse väsinud jalgu taastada kiiremini. Ja siis, kui päev läbi saab, siis korraks füsioterapeudi lauale. Olenevalt seisust vahel käime jäävannis, seekord ma ei käinud. Ja siis võimalikult ruttu magama, sest hommikul peab vara ärkama, et seal veab, kui suurvõistlustel veab, kui sa saad öösel 6-7 tundi, seekord ma sain vist 4,5. Mida on vähe tegelikult? Noh, on vähe küll, aga ma tean, et enam-vähem kõigil on sama seis järgmine päev. Kuidas sa ennast siis kosutad järgmise päeva hommikul, et kas sul on mingi kindel toit, mida sa siis sööd või puder või? Jah, ma söön putru, joon musta teed ja käin külma duši all. Musta teed, mitte kohvi? Kohvi ei joo väga tihti. Et räägime sellest teise päeva aladest ka, et siis läks ju jälle üles mäge, et sinupoolset analüüsi. Siis oli 110 meetri tõkkejooks. Selle ma jooksin 14.30 midagi stabiilselt, nagu ma terve hooaeg olen jooksnud. Tunne, nagu jooksutunne ei olnud üldse nii hea, siis nagu 14.30 nagu selle jooksu kohta ma ütleks, oli päris hea. Siis kettaheitega ma sain esimese katsega normaalse tulemusega, teise katsega meetri juurde ja siis kolmandaga veel 1 meetri juurde. Et see on 10 võistluses väga hea, et kindlalt ja siis paremaks siis saad jälle riskida. Ja siis tuli teivashüpe, kus tuul keerutas, natuke oli vastu. Ma suutsin paar ripet teha soojendusel. Algkõrgusest sain ka üle, aga siis
siis lihtsalt ei vedanud, et hüpped olid head, aga lihtsalt liikusin liiga üles ja maandusin lati peale, mitte ei hüpanud latist üle. Tegid sa mingeid järeldusi ka siis peale olümpiat? Et kuhu nüüd edasi? No otseselt mitte, et nüüd on suuremas pildis on eesmärgiks järgmine olümpia ja seal medal võtta. Aga siin vahepeal on ka veel hunnik tiitlivõistluseid ja väiksemaid võistluseid, kus tahaks ka kindlasti head vormi näidata. No üsna kohe jõuame siia 1500 meetri ala peale, mis on siis võistluste viimane ala, et mis sa enne seda nagu mõtled või et enne, kui see pauk käib? Kümnemõistluses 10 ala, nendest 9 annad enda parima ja 10. kannad ka loomulikult, aga siis 10. mina vähemalt vaatan punkte ja arvestan, mis seis on, et kuidas konkurendid on, mis tujuga konkurendid on, mida nad jooksma lähevad, siis sa ei võistle ainult endaga, vaid siis sa juba võistled kõigi teistega. No kui sind Euroopa meistriks krooniti, siis need emotsioonid olid sul nii ülevad ja vägevad, et minule kui ma vaatasin telerist seda, siis tundus, et justkui sa oleksid nagu laps kommipoodi sattunud. Ei, ma ei usu, et ma lapsepõlves kommipoes nii õnnelik olen, kui ma Euroopa meistrivõistluste tiitli üle olin. Sest et arvata võib, et peale seda intervjuud, et sa vist ei adunud isegi, et mida sa rääkisid, et sinust voolas ainult see õnn ja rõõm. Ja, et ma mäletan, et ma naeratasin nii palju toost, et järgmine päev, kui märkas, ma pidin oma suud masseerima, sest mul äärulihased olid ka väsinud. Aga sa nutsid ka, et meil on siin see tuntud Eesti film, et mehed ei nuta, aga kui on ikkagi õnn ja rõõm mängus, siis võib ju. Emotsiooni oli nii palju, et ei suutnud pisarit tagasi hoida. 400 meetrit ja meie jutuajamine hakkab siin vaikselt otsa saama, et millest sa üldse unistad? Ma olen väiksest saati tahtnud sportlaseks saada ja see unistus on mul täitunud, et nüüd on spordiga seotud suuremad unistused, ongi need rekordid ja medalid. Aga isiklikus plaanis? Isiklikus plaanis, kui ma suudan olla õnnelik, siis mul pole mingit mure. Ja mis saab mul selle vastu olla? Et ole õnnelik, too hästi palju medaleid, Eesti rahvas armastab sind ja ma arvan, et aasta pärast võiksime 2 korda 400 meetrit siin teha. Jah, aitäh sulle!